Tere tulemast, kallid vaatajad, jälgima saadet Ajamõõde. Selles saates me mõõdame ajas ja ühiskonnas toimuvaid protsesse Jumala sõna ja standardite alusel. Täna püüame natukene valgust heita väga olulisele ja pidevalt uusi arenguid toovale teemale maailmapoliitikas ja selleks on Iisraeli ja Gaza vaheline sõda. Ja ka küsimus kristlaste jaoks, kuidas end positsioneerida õigesti Iisraeli suhtes. Ja on hea meel tervitada stuudios täna eksperte Mart Metsala ja Peeter Võsu. Tere tulemast! Ja tere! Tere ka meie poolt! Hamasi rünnakust on nüüdseks möödunud juba pool aastat ja Iisraeli vasturünnakus on tegelikult hukkunud palju rohkem inimesi, kui hukkus 7. oktoobril Hamasi terrorirünnaku tagajärjel. Ja mina tahaks täna küsida, et kuna Iisrael on saanud väga palju kriitikat ka sellepärast, siis minu küsimus on, et kelle süül me oleme jõudnud sellesse punkti? Palun, kes vastab? Ja, ma arvan, et meil on mõlemal üsna palju selle kohta öelda, aga see on selge, et see maailma üldsuse suhtumine Iisraeli on muutunud sellest, nii nagu sa ütlesid, et väga palju rohkem on hukkunud nüüd Iisraeli rünnakus Gazale, kui Iisrael ise sai kaotuse. Aga muidugi siin on nüüd küsimus, et kuna Gazast Hamas ründas ju teadlikult, tahtlikult tsiviilisikuid, rünnaku ohvriteks olid lapsed, naised, vanurid, tsiviilisikud, tähendab sõltumata vanusest, soost ja ükskõik millest muust inimesed, nad lihtsalt hävitati. Ma sain ise käia nüüd märtsi alguses ühe delegatsiooniga Iisraelis ja see Iisraeli külastus oli üsnagi silmi avav ka väga mitmes mõttes. Seal olid kohal, käisime Gaza piiri ääres ühes kibutsis, kus oli hukkunud umbes 10% elanikkonnast. Ja seal inimene, kes oli seal turvamehena Gazas, ütles, et nad on otsinud neid inimesi, keda matta, nad on võtnud DNA proove ja nad on saanud aru, et nad on leidnud kehaosi, mitte tervet keha. Et need inimesed on kas õhku lastud või on nad tükeldatud. Tähendab, et see julmus, see jõhkrus, millega neid inimesi rünnati, see oli täiesti uskumatu, et üldse see inimkäed võisid midagi sellist korda saata. Tähendab, et see Hamasi rünnak oli täiesti erakordne ja erinev. Nüüd Iisrael ründab teatud eesmärgiga Gazat ja nendel on väga konkreetsed eesmärgid, et hävitada terrorism sealt, et Iisrael ei ähvardaks Gazast enam tulevikus ükski selline rühmitus, nagu on Hamas. Tähendab, et nendel on väga selge, et nad üritavad võimalikult palju jätta tsiviilisikuid ellu, isegi kui nad on Iisraeli suhtes vaenulikud, aga nad on relvastamata isikud, siis nende vastu ei ole see sõda Iisraeli poolt vastusena. Ja täpselt selliselt nad üritavad siis Gazat puhastada terrorismist ja nad tahavad, et Hamas enam ei saaks valitseda Gazat. Ehk see lähtepunkt rünnakuks on väga erinev. See on väga erinev. Ja nüüd teine moment, mis siin on, siin saadetakse kogu aeg maailma sõnumeid meediasse, et Gazas on hukkunud 30 000 ja rohkem inimest ja enamus naised ja lapsed. Nüüd minul tekib esimene küsimus, et kes on selle sõnumi saatja, et selle sõnumi allikas. Ja nad ütlevad, et seda teatab Gaza siseministeerium, Gaza terviseministeerium, aga siit tekib küsimus, et kelle valitsuse ministeeriumid need on? Need on Hamasi valitsus. Tähendab, et kui sõnum tuleb otse terroristlikust allikast, siis mina seaksin selle sõnumi juba kahtluse alla, et kui terrorist teatab, et tal on sellised kaotused, siis kes seda kinnitab? Ja miks ma peaksin terroristi uskuma? Ja isegi kui see sõnum tuleb näiteks mingisugust suurelt infoagentuurilt või meediarühmalt nagu CNN, BBC, Reuters, siis on alati küsimus, aga kes on need reporterid, kes seal kohapeal on? Ja elu on näidanud, et need on otseselt Hamasiga seotud isikud. Tähendab, et isegi siin ei saa uskuda suuri maailma teabe vahendajaid, sellepärast et
et need on seotud otseselt Hamasiga, seal ei ole sõltumatut infoallikat. Ja ilmselt neil läheb sinna nende hukkunute arvu sisse ka hukkunud nii-öelda need terroristid, tsiviilisikud, kõik on nagu pandud kokku. Ja neil ei ole nagu eristatud, et kui palju hukkus terroriste ja kui palju tsiviilisikuid. Ja kui nad räägivad, et enamasti on naised ja lapsed, siis on ka küsimus, et kui terrorist on näiteks 15-aastane, kas siis on hukkunud terrorist või on laps hukkunud, eks ole. Et siin on üsnagi suures, isegi võiks öelda valdavas enamuses terroristid, kes on sõdimas Iisraeli vastu, ongi alla 18-aastased terroristid. Ja kui kogu see asi nüüd kokku võtta, siis kui on 32 000 hukkunut, kui me seda numbritki usuksime, no siis me teeksime palju, no seda ei ole ka keegi kinnitanud, aga Iisrael on teatanud, et vähemalt 12 000 kuni 13 000 on hukkunud terroriste. Võtame sellest numbrist maha, siis me saame suhtarvu kuskil 1,5 või no ütleme 1 kuni 2 vahele on siis see suhtarv, kui palju on hukkunud ühe terroristi kohta tsiviilisikuid. Ja see on maailmas teada, et kuskil 4 kuni 5 tsiviilisikut on kõige paremal juhul Ameerika rünnakutes, ütleme Afganistanis ja Iraagis ja ütleme Lähis-Idas terrori vastu võitluses on see kaasnev kahju ja seda loetakse üliheaks tulemuseks, kui on 4 kuni 5 tsiviilisikut ühe terroristi kohta. Iisrael on saanud selle arvu viia seal 1 ja 2 vahele, mis on täiesti pretsedenditu maailmas ja kui maailm räägib, et liiga palju on tsiviilisikud hukkunud, siis keegi nagu ei kinnita, kui palju on liiga palju, kui palju oleks hea tulemus ja tähendab, et siin räägitaksegi sellistest utopistlikest sellistest numbritest, millel ei ole antud mingisuguseid vasteid, mingisugust parameetreid, vaid lihtsalt räägitakse, oi, see on liig, mis nad teevad, aga keegi ei ütle, et kui palju oleks siis paras. Et kui terrorist on vaja hävitada, siis on terrorist vaja hävitada ja seda on igaüks aru saanud, kui läks Ameerika nii Iraaki kui Afganistani, igaüks sai aru, et sõda käib terrori vastu ja seal sõjas hukkuvadki inimesed ja seda igal pool mujal on niimoodi aru saadud. Aga siin selles konfliktis on igal juhul selline massiivne infooperatsioon araablaste poolt ja vaat see nüüd ongi see asi, mis on pööranud enamus maailma Iisraeli vastu. Ja see on huvitav, et ÜRO ja kõik meediamajad panevad tegelikult oma hinnangu, teevad just sellele nii-öelda Gazast ja või Hamasi poolt tulnud andmetel, eks ju, mis tegelikult ei ole ju usaldusväärne. Aga siin on nüüd, tuleb ilmseks selle konflikti tegelik vaimne tagapõhi. Sellepärast, et siin ei ole silmitsi lihtsalt 2 rahvust, vaid siin on silmitsi 2 nii-öelda vaimset olemisviisi. See on selle maailma vaim ja siin on nii-öelda Jumala vaim. Need on 2 asjad ja selge on see, et selle maailma vaim üritab hävitada nii-öelda Jumala valitud tõotuste rahvast, kelle seast ka Kristus on tulnud, keda üritati hävitada, on üritatud hävitada terve need olemasolu ajal. Ja selles mõttes, kui me seda vaimset asja arvesse ei võta, siis meil ei ole üldse võimalik kunagi aru saada sellest, mis seal tegelikult toimub. Nüüd punkt 1, mida mina esile tooksin, oleks see, et tegemist on igal juhul meediasõjaga. See ei ole mitte materiaalne sõda, vaid see on ka meediasõda ja kuna maailma suuremad plokid, ma mõtlen Ameerika Ühendriigid suures osas, aga eriti just Euroopa Liit, kes on oma vaimsuselt täiesti antikristlik ja sotsialistlik, on väga selgelt valinud poole ja on toetanud aastakümneid, võiks öelda, kõiki Palestiina nagu rühmitusi, kes on teadaolevalt tegelenud terrorismiga. Sisuliselt eurooplaste maksurahaga on ülal peetud terroristlikke organisatsioone, see on olnud avalik saladus, aga seda lihtsalt tuima näoga edasi tehtud. See on, kuna
selles mõttes me ei saagi rääkida Euroopa suuremate meediaagentuuride erapooletusest või tõearmastusest, näiteks isegi BBC, kes on olnud siiamaani enam-vähem usaldusväärne, selles küsimuses on täiesti ühes nurgas. Et temalt ei maksagi oodata mingisugust normaalset analüüsi, kogu see asi on kallutatud väga selgelt Iisraeli vastu ja täiesti nagu Hamasi poolt. Inglismaal on asi jõudnud selleni, et kui sa kannad Taaveti tähte või sul on mingisugune juudi sümbol, sa saad Londonis tänaval peksa sõna otseses mõttes ja politsei ei kavatse eriti sekkuda sellesse asjasse. Need raporteid on küll ja veel selle kohta, kuidas sisuliselt Londonit juba kontrollivad äärmusrühmitused, sõna otseses mõttes nende tänavapilti ja see ei ole ka juhuslik lihtsalt. Nüüd küsimus on, minu meelest on kaks asja, väga teadlikult ignoreerivad maailma meediamajad seda tõsiasja, et Iisrael peab sõda terrorirühmitusega, kes varjab ennast tsiviilelanikkonna keskel, et ta võtab kapist selle tankivastase raketi, eks ole, ja automaadi või kuulipildaja, läheb ja teeb oma lasud ja siis pärast seda tuleb koju tagasi ja on tsiviilisik. Ja kui sa teda ründad või tema kodu mõistes, ta on pärit siit ja siit see lähtus, siis sa ründad tsiviilelanikkonda ja siis karjutakse appi ja öeldakse oi, terve maailm, tulge nüüd appi, näed, vaata kui koledad need ja pahad need Iisraeli inimesed on. Ja ma juhin tähelepanu sellele, et nimelt see taktika oli Hamasi algse rünnaku üks strateegiline nagu kalkulatsioon. Nad arvestasidki, et nii on juhtunud, sest nad arvestasid, et Iisraelil ei ole varianti, nad arvestasid vasturünnakuga ja nad arvestasidki ja neil oli ette valmistatud kampaania, just täpselt samane kampaania, mida me täna näeme. Sellepärast, et ei ole võimalik rünnata või sõdida sellise vastasega, kes on tsiviilelanikkonda sulandunud. Ja seda näitab kujukalt Ameerika Ühendriikide lääneliitlaste täielik kaotus Afganistanis. Sellepärast, et sandaalides rätipead tegid maailma kõige kõrgtehnoloogiaga varustatud sõjavägedele lihtsalt ärtust ära, võib niimoodi öelda. Et mul on ka nüüd küsimus, mis on kõlanud ka väga paljude inimeste käest, et väga õige sa ütlesid, et see on vaimne sõda, ütleme, paneme selle kõige nii-öelda aluseks, eks ju, see on vaimne sõda ja sealt tuleb kogu see, aga et üks selline küsimus, et on väidetud väga palju ja tihti ja ma olen ka ise mõelnud selle peale, et kuidas on see võimalik, et Iisraeli luure ei olnud teadlik või pigistas silmad kinni, et kas selle rünnaku kohta. See on see tuntud vandenõuteooria. Et kas see oli siis tõesti üks taktikaline käik selles suuremas strateegias, et kui me nüüd läheme edasi, siis ma tahaks lugeda või minna nüüd järgmise teema juurde. Aga kas ma tohin ühe märkuse siia vahele kiiluda veel enne? Selle teema eelmise osa lõpetuseks. Täna me näeme, Iisrael on saavutamas oma sõjalist eesmärki. Enamus Gazast on Iisraeli kontrolli all ja nüüd on jäänud see viimane tasku nii-öelda. Egiptuse piiri ääres, just. Millegipärast ei taha Egiptus neid koledas õudses hädas olevaid inimesi vastu võtta. Miks? Seepärast, et nad on juba proovinud ja nad teavad, mida see kamp tegema hakkab, kui nad Egiptusesse tulevad. Nad ei taha seda enam kogeda, teavad. Jordaania, sealsamas teine Iisraeli piiririik, samuti muhamedlik riik, võiks ju samuti pakkuda abi ja lasta nad enda sisse, nad seda ka ei taha. Ja nüüd Iisrael peab nendega toime tulema, keda mitte keegi ei taha. Ja tuletan meelde, et need samad tsiviilisikud olid need, kes hõiskasid ja tantsisid tänavatel, kui juutide laipu veeti läbi tänavaid. Kui inimesi, kes olid pool surnud ja pooleldi ära hakitud või vägistatud, veeti tsiipide taga ja lohistati, need olid need inimesed, kas Allahu Akbar, need olid need naised ja need olid need lapsed ja nii edasi. Ja nagu sa ütlesid, 15-aastased või nooremad, eks ole. Täiesti, seal ei ole vahet, kes sind tulistab, kas on 14, 15 või 12-aastane. Ja ma ütleks, kui praegu läheb kõige suurem surve selle peale, et Iisrael mingil juhul ei saaks seda operatsiooni lõpetada. Et ei juhtuks seda, et Iisrael saab Gaza täielikult oma kontrolli alla. See on nüüd asi, mida nagu on näha, et meediaagentuurid ja kogu nagu see jutumärkis demokraatlik üldsus on otsustanud, et seda ei tohi juhtuda. Ja Iisrael ju survestatakse igalt poolt selleks, et ta seda ei teeks. Ja see tähendab, et probleeme ei saa lahendada.
probleem jääb püsima ja see on ainult aja küsimus, kui see uuesti tekib. Ja muidugi siin on veel üks tegija, mis on tegelikult ülioluline kogu selles loos, on Ameerika Ühendriigid, kes on alati olnud Iisraeli poolel, kes on blokeerinud kõik ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonid ja nüüd äkki, see oli nüüd teine resolutsioon, ühe jättis blokeerimata Obama 8 aastat tagasi ja nüüd ühe jättis blokeerimata siis Biden ja miks nad seda teevad, sest Ameerikas on tulemas valimised ja demokraadid teavad, et rahvuslike ameeriklaste hääli nad nagunii ei saa, siis nemad püüavad ühesõnaga kõigi teiste hääli, kes on seal siis hilismigrandid Ameerikas ja praktiliselt sellepärast isegi Biden, kes muidu on teadupoolest suhteliselt heatahtlik Iisraeli suunal, siis kogu tema erakond ja valimiskampaania meeskond siis ühesõnaga survestab kogu aeg, et ühesõnaga, et sa pead nüüd tegema silma Araabia maailmale selleks, et nemad võiksid vähegi hääli saada oma valimistel. Nii et see on ka nagu seadnud nagu jälle ühed piirid vaenlase poolele ja andnud kogu selles konfliktis Hamasile, kes on teadupoolest terroristlik organisatsioon, on andnud tohutu eelise ja nüüd läbirääkimised, kui palju Iisrael on teinud läbirääkimisel järeleandmisi, et nüüd juba räägitakse 40 pantvangist 900 vastu, Iisrael on nõus, kõik ta on nõus tegema seal pidama võitlustes pausi ja ei tule kokku. Hamas ütleb, et ei, me ei anna järgi, Iisrael peab täiesti loobuma rünnakutest, peab nõustuma sellega, et nad jätavad meid rahule, jätavad meid valitsema ja siis oleme nõus andma need 40 pantvangi tagasi. Paneme selle korraks politsei konteksti. Sul on pangaröövlid, kes võtavad pantvangi mõnikümmend inimest ja sul on politsei ja eriüksused seal kohal, kes hakkavad seda hoonet järjekorras kontrolli alla võtma, inimesi järjest vabastama ja nüüd tuleb press ja valitsus vahele ütlevad, et ei tohi. Kusjuures röövlid ei ole nõus oma pantvange vabaks laskma ja nüüd me räägime sellest, et nüüd tekivad röövlitel äkki õigused. Äkki on nende kõneisikud ja nüüd on nendel mingi positsioon. Kui nad tahaksid midagi reaalselt saavutada, siis esimene asi oleks see, et nad peaksid oma pantvangid vabastama ja sõda oleks läbi. Sellel hetkel oleks sõda läbi, pange relvad maha, laske pantvangid lahti ja aga siis neil ei ole enam mingisuguseid nii-öelda millega püüda, eks ju? Siis ei saa enam karjuda, et tapke kõik juudid, eks ole, sest et siis peab hakkama tegelikke muutusi tegema ja see on nüüd see minu meelest, millest kõrvu lukustavalt vaikitakse. See on muide huvitav on see, et eile lugesin just USA välisministri Blinkeni avaldust selle kohta, kes ütles, et mis teda on hämmastunud, on see, et maailma üldsuse täielik vaikus Iisraeli teemal. Et Iisraeli suhtes on täielik vaikus, et tohutu niisugune liikumine nagu Hamasi poole, nende jutupunktide poole ja täielik ignoreerimine Iisraeli poole. No see näitabki seda, et meedia seab agenda, eks ole. See, mis on meedias prevaleeriv, see tähendab, et see panebki asjad paika ja keegi ei mäleta, et 6 kuud tagasi, millise jõhkruse ja julmusega Hamas ründas Iisraeli. Ja paljud väidavad, et see on ammu väljunud kaitsesõna sõjaraamidest, aga tegelikult on tegemist lihtsalt selle taktikaga, mis on iga riigi puhul täiesti arusaadav, et hävitada terroristide baas ja mitte lubada taoliste stsenaariumite kordumist. Sest et nad on proovinud juba kõiki teisi variante 70 aasta jooksul. Et seda on juba proovitud ja see on lõppenud ainult järjekordset rakettide laskmisega. Ja siin ei saa võtta, et nüüd on 2 vastast omavahel vastakuti ja siin katsume nüüd teha niimoodi, et see oleks kuidagi mingi võrdsus seal, eks ole, et kui üks hakkab teisest jagu saama, et oi, see on nüüd liigne jõu kasutamine ja nii edasi, et tegelikult siin tuleks nagu aru saada, et siin on tegemist ikkagi demokraatliku riigiga terroristi vastu, et inimesed unustavad selle fakti ära, selle väga lihtsa. Ja läheme korraks tagasi, et ma tahan ka meie vaatajatele rohkem selgust tuua ka nendele, kes võib-olla Iisraelist ja üldse ei saa aru, miks kõik see niimoodi selline asi siin üleval on, see konflikt, siis ma tahaks tuua selle järgmise teema, mis on Iisraeli eristaatus. Et see on väga õigustatud küsimus, et miks me nii kriitikavabalt suhtume ja miks peaks Iisraeli kuidagi eristaatusega kohtlema. Ja ma pean lugema alustuseks mõned kirjakohad. 1. Moosese 12, 1-3.
et see on see, kust see kõik nagu alguse saab. Ja issand ütles Abrahamile, mine oma maalt, oma sugukonnast, isakojast maale, mille ma sulle näitan. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad ja panen vande alla need, kes sind neavad. Ja sinu nimel õnnistavad kõik suguvõsad maa peal. Nii, üks koht veel, 2 Moosese 23, 23-24. Ja minu ingel, ütleb issand, läheb sinu eel, viib sind emorlaste, hettide, perislaste, kaananlaste, hiivlaste ja puuslaste juurde ja mina hävitan need. Ja need rahvused, mis ma praegu lugesin, et neid võib koondnimega võtta vilistid, eks? Ja Palestiina, kas ei ole ka tänapäeva vilistid? Ei ole. Ei ole? Araablased. Araablased, nii, okei. Need rahvad hävitate ja nende geneetilist jälgegi ei ole enam. Igasugune jutt filistidest on lihtsalt palestiinlaste või ütleme araablaste propaganda. Aga ühe veel loen teile, kuulake, et kus Jumal ütleb, et ka siin edasi ütleb, et ära kummarda nende jumalaid ja ära teeni neid, ära tee nende rahvaste tegude järgi, vaid kisu maha sootuks nende jumalad ja purusta täiesti nende ebausu sambad. Ja järgmises salmis ütleb, ma annan sulle maa-ala Kõrkja merest Vilistide mereni, kõrbest kuni Frati jõeni. Ja siis ta ütleb edasi, et nüüd ta ütleb, et sina ajad need eest ära, eks ju. Et kui me nüüd toome selle siia tänapäeva, et tegelikult alguslugu on see, kui Jumal tegi lepingu Abrahamiga ja andis Abrahamile teatud maa-alad ja piirid. Et kas ei ole niimoodi, teie kindlasti teate rohkem, et ka tänapäeva või need piirid, mis Iisraelil praegu on, ei ole veel täielikult need tõotatud maad, mis ei ole liigi. Et tegelikult see, mis praegu toimub, see on ju piibli kohaselt, see on väga piibellik, et ja siis on mul veel üks küsimus, et võib-olla saate siis juba jutu sees ära vastata, et kas nüüd Jeesuse tagasitulekuks on oluline ka need piirid, mida Jumal on tõotanud, eks see piiride terviklikkus või ei ole see oluline, et kui on, siis see nagu õigustab Iisraeli tegutsemist, eks? Nüüd me oleme teoloogiliselt väga libedal jääl ja selles mõttes öelda seda, et see kõik ongi nii ja peabki olema ja et nüüd see Iisrael, kes täna siis on samastatav nagu Messia riigiga, täna seda kindlasti sellisel kujul öelda ei saa. Sellepärast, et siis läheksid vahetusse 2 asja. Nimelt tänane Iisraeli riik ei ole Messias ja Messias on eraldi, ta on vaimulik valitseja, kellest kunagi piibli ennustuste kohaselt saab ka maailma poliitiline valitseja, eks ole, ja ka sõjaline jõud maailmas on Kristus, kes on tagasi tulemas, eks ole. Tänane Iisraeli riik ei ole see riik veel, kus Kristus oleks niimoodi kuningas, eks ole, ja väga paljud nagu ka ortodoksed juudid ei tunnista Kristust messiana, enamik Iisraeli ei tunnista teda. Nii et selles mõttes me ei saa seda samastust teha, aga me ei saa ka teise kraavi kukkuda ja öelda, et see, et 1948 toimus Iisraeli riigi taasasutamine, et sellel ei ole justkui Jumalaga mitte midagi tegemist. Me ei saa sinna ka minna. Selles mõttes, et ilma Jumalata see ei ole võimalik üleüldse, sellepärast, et Iisraeli riigi taastamine, sellega seotud kõik need sündmused ja kogu see ajalugu kuni siiamaani, ilma Jumalata ja ilma jätkuvate imedeta on see täielikult võimatu. Nii et ühesõnaga me võime öelda, et jah, see tänane Iisrael on osa Jumala lõpuaegade plaanist. Selles ei ole vähimatki kahtlust. Ja küsimus on sellest, kas see on nüüd see ideaalne riik või kas see on nüüd see, ei ta ei ole ideaalne riik, ta on inimeste riik ja seal on väga palju täiesti uskmatud inimesi, seal on igasuguseid, seal on moslemeid ja seal on igasuguseid neid ja teistsuguseid. Aga ütleme, selliseid teoloogilisi järeldusi teha, et nüüd on see õnne õue peal, kuna Iisrael nagu sellisel kujul täiesti olemas on, see on raskesti kaitsta. Aga see on ettevalmistus. Jah, see on ettevalmistus ja loomulikult see protsess jätkub. Kindlasti. Ja, mul tuleb just meelde üks Iisraeli endine parlamendiliige Robert Ilatov ütles väga huvitavalt just nüüd Rootsis toimunud konverentsil, ütles, et miks maailm ei saa aru,
et they haven't read the book, nad ei ole seda raamatut lugenud, et see on minu arust väga täpselt öeldud, et loe piiblit ja sa mõistad väga palju rohkem maailmas toimuvat. Ja ma usun ka, et Jumal on taastanud 2000 aasta järgselt midagi, mis ei ole kunagi, sellel ei ole pretsedenti maailmas, et 2000 aastat oleks üks rahvas olematu kogu maailmas laiali paisatud, kellel ei ole ühtegi maa-alaga enda käes, mida siis endale taastada, vaid nad loovad taas oma endisesse asupaika oma riigi. Et nad saavad üldse sinna minna ja seal tekib see riikluse võimalus. Ja et nad on rahvusena nii palju säilinud, kui palju on liivlased säilinud või ingerlased, et nad üldse oleksid võimekad riiki looma. Aga nad ongi pidanud kogu aeg võitlema oma eksistentsi eest ja see on ka tänapäeval. Aga jah, juudid ei ole ju praktiliselt omanud 2000 aastat mitte midagi ja nad lõid omakeelse riigi taas, kus on endiselt kõik samad parameetrid ja see, oma keel, oma raha, oma knesset, kõik nad võtsid ühesõnaga vanast piibli aegadest, nii et nad ei loonud uut riiki. Et praktiliselt nii see on, aga muidugi praegune riik, mis nad on saavutanud, nad tulevad lähemale Jumala tundmisele ja Jumal on neid vormimas nii, nagu see oli nendel aegadel, kus Jumal esialgu andis neile riigi ja kui palju võttis aega, kui nad said oma rahva sinna, see oli kuskil 3400 aastat enne Kristust, eks, või 3400 aastat tagasi, umbes 1400 aastat enne Kristust, kui nad tulid sinna ja Jumal valmistas seda rahvast Jeesuse tulekuks 1400 aastat. Et me näeme, et Jumalal ei ole kiiret, ta ei ole kärsitu, ta valmistab ette ühe koha temale teadaolevaks eesmärgiks ja keegi ei arvanud, et nüüd 1400 aastat ja siis järsku Jumalal on õige aeg ja nüüd ta toobki sinna messi ja päästja ja ta teeb oma missiooni, ta viib läbi ja siis on see asi tehtud ja siis ta ütleb ja siis tuleb järgmine aeg, kus ma taastan selle rahva sinna maale ja ma toon tagasi messi ja nii sel kombel, nagu ta on läinud ja ta tuleb tagasi. Aga ma juhin tähelepanu sellele, et messias ei saa olema rahvuseta. Jeesus on juut. See on juudi pärand ja me näiteks, minult on küsitud, miks ma olen Iisraeli sõber, sellepärast, et see juut suri minu eest. Ja sellepärast, et Jumal on andnud Iisraelile selle pärandi, need vaimsed kogu see tõotuste rida, mis on, milledest ka mina olen läbi usu Kristusesse osa saanud, eks ole, ja ma näen piiblist, nii vanast kui Uues Testamendis, et tema tõotuste rida ei ole lõppenud. Ka selle Iisraeli, olgu ta siis nii vigane või mitte vigane, nagu ta on, tema taastamine on nende tõotuste kohane, see on sõnasõnaliselt paljude tõotuste täideminek, see ei ole sugugi lõppenud, see on alles alanud, see on, nagu Peeter ütles, see on jätkuv protsess, ühesõnaga, kas ta on ideaalne? Ei, aga näidake mulle ideaalset kirikut. Aga kas ei olegi mitte nii, et praegu siis toimubki see Iisraeli nende Jumala poolt tõotatud piiride ja maa-alade tagasivõtmisega? Sest Gaza ilmselt on see lääne kallas, mingi osa ka Süüriast on ilmselt, kuulub sinna Liibanonist, et teie teate täpsemalt neid piire. Aga me tuleme siin selle asja. Et see nagu õigustab, ma tahan nagu tuua selle, et see Jumala tõotus, mis on nagu jah ja aamen, eks ju, mis on nii-öelda kõige selle alus, miks see kõik toimub, ongi nagu selle õigustuseks, mida Iisrael teeb. Ja siin muidugi võib nagu näha ja aru saada ühte asja, et Iisrael ei ole loomulikult, nagu sa ütled, et ta ei ole Jumala rahvas nii-öelda, et ta on täiesti sekulaarne riik, kuigi seal tunnustatakse Jumalat rohkem kui enamus maailma riikides. Aga igal juhul ta ei ole täiuslik. Aga kui me vaatame tagasi Iisraeli alates siis Joosua tulekust kogu rahvaga Kaananimaale kuni Jeesuse sünnini, kas ta siis oli täiuslik? Et mõni ütleb, et ta nüüd veel ei ole täiuslik, siis ei saa sama Iisrael olla. Ei, aga ta ei ole kunagi ajaloos täiuslik
täiuslik olnud. Ma ei tea ühtegi täiuslikku riiki siin maailmas. Just, et tegelikult me jah, ei saa öelda, et siis, kui ta oleks täiuslik, siis ta oleks nüüd Jumala toodud riik. Ei, ta on inimestest koosnev, kes ongi ebatäiuslikud. Ja ei Netanyahu ega keegi teine, kes on enne teda või pärast teda tuleb, ei ole ka täiuslikud inimesed selles mõttes, et me ei saa siin ka täna öelda, et me kirjutame tingimustelt alla kõigele sellele, mida nemad teevad, sest nagu kõik inimesed, ka nemad teevad vigu. Siin ei ole pole üldse mingit probleemi, aga küsimus on selles, me peame nägema suuremat pilti ja saama aru, mis siin tegelikult nagu toimumas on. Teine asi, et see, mida me täna näiteks maailma nimetab läänekaldaks, eks ole, see on tegelikult vana Iisraeli, see on Juuda ja Samaaria. Need on iidsed Iisraeli territooriumid ja ütleks, et mina ei tea, mis juhtumas hakkab või kuidagi või ühel või teisel viisil, aga ma olen suhteliselt kindel, et mingi aja pärast on Juuda ja Samaaria kuuluvad oma õigete nimedega Iisraeli riigi ja ühel või teisel viisil. Aga teine asi on see, et ma ütleks, et ma pean siin selle koha peal ikkagi tunnustama Iisraeli valitsust väga tõsiselt selle eest, et nad on niivõrd mitu korda andnud araablastele, kes nimetavad ennast palestiinlasteks, võimaluse rajada oma eraldi riik. Neil on omavalitsuse võimalus ja neil on, ütleme, Gaza ju sisuliselt küüditati sunniviisiliselt kõik juudid välja sealt. Ja öeldi, Iisraeli valitsus ütleb, okei, kui te tahate oma riiki teha, oma valitsust ja kõike teha, me anname teile mitukümmend kilomeetrit, eks ole, kõige ilusamat Vahemere rannikut, tehke siia mingisugune, ma ei tea, Monaco või mingi sellise turismimagnet, eks ole, tehke siin kõike, mida tahate. Euroopa riigid annavad teile ülesehitusraha, eks ole, Saksamaa on maksnud aastakümneid torustiku ehitamise, veetrasside rajamise eest, mis torud on üles kaevatud, rakettideks tehtud hoopis, eks ole, ja nii edasi. Neile anti kõik võimalused, mida nad tegid, nad valisid Hamasi. Ja, no tegelikult, kui me mõtleme... Ja see ei olnud esimene kord, see on 3. kord. Ja kui me mõtleme sellele, kuidas Iisrael on need maalad saavutanud, mida nad nimetavad nüüd lääne kaldaks ehk Juuda ja Samaaria, tegelikult Iisrael oli täiesti vasakpoolne valitsus, nad ei tahtnud neid saada, nad ei tahtnud araablasi endale integreerida, nad oleks need lükanud ära ükskõik kuidas, aga 6 päeva sõda tuli, neid lihtsalt rünnati ja need maatükid kukkusid neile täitsa tahtmatult ja teadmatult kätte. Iisrael valmistas Tel Avivi kesklinnas matma 100 000 juuti, kes kaotavad 6 päeva sõja. Et ainuke ettevalmistus, mis nad tegid, olid nad tegid matmiskohad endale. Aga see, et nad saavutasid Juuda ja Samaaria, see oli ilmselgelt täiesti Jumala ime läbi neile antud maatükid. Ja muidugi väga paljud nagu ei tea, et nüüd Iisrael võttis siis araablaste maa ära. Aga kellele need maatükid enne kuulusid? No ma just lugesin piiblist, eks ju, kuidas Jumal selgelt ütles Abrahamile. No see oli nüüd piibliaegadel, aga pärast seda väga paljud ei tea, et seal olid läbi kogu 2000 aasta olid araablaste asundused ja juutide asundused. Ja see maa kuulus viimased 1000 aastat nii-öelda tegelikult Türgi hõimudele. Seal olid mamlukid, seal olid Ottomani impeerium ja siis tuli Briti ja need asundused olid seal olid juudi asundused ja araabia asundused vaheletti. Nii et ainult sel ajal, kui Jordaania selle ala ebaseaduslikult annekteeris, sel ajal aeti juudid oma asundusest välja ja kui nad 6 päeva sõja järgselt selle taas ühendasid Iisraeli riigiga, küll siis vaidlusaluse alana, siis juudid tulid juudi asundustesse tagasi. Nii et tegelikult see ei ole nii, et juudid hakkasid pärast 67. aastat seda asustama nii-öelda araablaste ala. Et see ala ei olnud terviklik ala, vaid seal olid vaheldumisi juutide araablaste asundused ja nüüd siis ühesõnaga juute on seal tänaseks nendes oma asundustes Juudas ja Samaarias umbes 500 000, mida kogu maailm ütleb, et te peate nüüd selle ala loovutama, kolige ära kõiki. Ja inimesed ei tea, et kui sinna tuleks Araabia riik, siis nad ütlevad, see peab olema 100% juudi vaba. Et ühesõnaga Euroopa nüüd promob
täiesti sellist rahvuse põhilist diskrimineerimist, kus siis oleks juudi vabad alad. See on huvitav, et seda promob Euroopa, kes ise väidab oma ideoloogilised rahvusi pole üldse olemas. Just. Ja teine on, mis on väga kummaline, on see, et aga seda kõike on juba proovitud. Gaza on just nimelt see, kust küüditati kõik juudid välja ja seda tegi keegi muu kui Iisraeli valitsus. Iisrael sundis kõik juudid lahkuma oma ärid ja kõik oma kinnisvara ja kõik muu. Kõik ligi 10 000 juuti, mis oli Iisraelis väga valuline sündmus, et saaks selle probleemi lahendada. Teil on oma koht ehk nii, nagu teile meeldib, elaga nii, nagu te tahate. Mida nad tegid? Nad otsustasid, hakkavad lihtsalt valmistavad ainult seda ühte teemat ja see on see, et tapke kõik juudid, eks ole, lapsest saadik õpetatakse kõiki juute vihkama ja tapma, ema piimaga, inimesed ütlevad, me kasvatame uusi märtreid, eks ole, ja nii edasi. Kuidas sa sellise kambaga saad midagi kokku leppida? Mis viisil on võimalik kokku leppida? Näiteks me võiksime öelda, aga siis Zelenski, kuule lepi Putiniga kokku. See on sama asi. Putin ütleb, et teid ei ole üldse olemas, te olete kõik fašistid, teid tuleb maha tappa, koonduslaagrisse saata ja venestada, eks ole. Ja seda ei tohi isegi, Ukraina nime ei tohi isegi suhu võtta, aga leppige kokku nendega. See on sama jutt, millegipärast seal me ei taha kokku leppida, aga vaat Iisraeli puhul, kui juutidega on küsimus, siis võib kokku leppida küll. Leppige nende mõrtsukatega kokku. Ja muidugi Gaza puhul on nüüd see asi, et paljud ei taju, et tegelikult Hamas tuli seal võimule demokraatlike valimiste tulemusel, et rahvas valis. Rahvas on ka süüdlane. Rahval oli valida, kas Palestiina autonoomia või Hamasi vahel ja rahvas ilmselgelt ülekaalukalt valis Hamasi. Ja nüüd on siis küsimus, et nüüd tuleks luua ruttu Palestiina riik. Palestiina autonoomiale anda riigi staatus ja seda nüüd praegu promob nii Euroopa Liit kui ka Valge Maja praegu Bideni administratsioon. Ja nad ütlevad, et nüüd reformime Palestiina autonoomia ja paljud ei tea, et on tehtud rahvaküsitlusi Palestiina autonoomia hulgas, araablaste hulgas ja nemad ütlevad, et 89% Palestiina autonoomia kodanikest ütlevad, et kui nad nüüd teevad Palestiina autonoomia reformi, siis sinna hulka peaks kuuluma Hamas. Tähendab, et Hamas peaks olema osa sellest uuest nõndanimetatud koalitsioonist, Palestiina autonoomia koalitsioonist ja mis see siis tähendab, et see sama seltskond, kelle ideoloogiaks on hävitada Iisrael igal juhul jõest mereni, ühesõnaga Jordanis kuni Vahemereni peaks ala kuuluma araablastele, juute seal ei tohi olla, juutidest tuleb see tühjaks teha, kõik juudid, ligi 10 miljonit tuleb evakueerida sealt. Sisuliselt korratakse Gaza eksperimenti, ainult mastaap on natuke suurem. Ja, et mastaap on nüüd terve Iisraeli riik. Ja kui räägitakse, et loome ikkagi selle Palestiina riigi nüüd Iisrael ütleb, et no kas te siis nüüd tõesti tahate premeerida Hamasi sellega, et te nüüd annate selle rünnaku eest neile siis ka oma riigi ja annate tunnustuse, siis paljud ütlevad, siin Austraalia on öelnud ja Briti välisminister isegi on öelnud, ei, see ei ole üldse premeerimine, et me teeme ju täiesti teise valitsuse sinna, aga nad ei arvesta reaalsust, et tegelikult araablased seal on juba hääletanud, et nemad igal juhul valivad Hamasi tegelased sellesse valitsusse sisse ja et see tegelikult saab olema Hamasi juhtimisel uus Palestiina autonoomia. Ja, aga sisuliselt tuleb see Gaza number 2. See tuleb Gaza number 2. Iisrael tegeleb praegu lihtsalt ellujäämisega, et see on täiesti ja Iisrael minu mõelest vajalik. Absoluutselt. Kui me oleksime seal, eestlastega oleks see sama jama ja ütleme, kas või meil oleks mingi rassistidega tegemist, kes meile niimoodi sisse käivad, kui oleks meile, ma ei tea, Narva oleks ja kuidagi, ma ei tea, Kirde-Eesti või ütleme, oleks Kagu-Eesti oleks täiesti ära ja sealt tulistatakse pidevalt meie pihta rakette iga päev, mis võimalused meil oleks? Meil oleks täpselt sama probleem, me peaksime selle probleemi kuidagi lõplikult lahendama. Meil ei oleks mingit varianti ja sellel ei ole midagi pistmist sellega, et Iisrael oleks kuidagi araabia inimeste vaenulik või kuidagi, ma tahaks öelda, et on päris palju araabia või siis Palestiina või ükskõik, kuidas me neid nimetame, sest nad etniliselt on nad araablased ja nende järglased, siis sellest soost inimesi, kes elavad, töötavad Iisraelis ja kellel ei ole mitte mingeid probleeme
need kuuluvad Iisraeli parlamenti ja nii edasi, neil on täielik elu ja selles mõttes nendega ei ole mitte mingisugust probleemi, aga on olemas äärmuslik seltskond, kes on äärmusterroristid, keda ei ole tahtnud endale ei Egiptus, kus nad olid ja põhjustasid järjest igasuguseid jamasid ja Egiptus lihtsalt võttis ja viskas nad üle piiri välja. Ja samamoodi olid nad Jordaanias, eks ole, põhjustasid seal, ma ei tea, mitu atentaadikatset kuningale tehti, vähemalt 2 või kui mitte 3 ja visati nad sealt välja ja see on põhjus, miks Egiptuse piir täna kinni on, miks on Jordaania piir täna kinni, iseenesest moslemiriigid võiks ju appi tulla. Aga ei tule. Täpselt, et kummaline on see, et kõik süüdistavad Iisraeli, et Iisrael ei lase humanitaarabi läbi, aga Egiptus, eks ju, et miks see piir kinni on, kas keegi oskab öelda? No Hamas on tegelikult muslimi vennaskonna haruorganisatsioon ja see on Egiptuses keelatud. Sest et haaras seal võimu ja üritas seal seda sama teha. Ja Morsi oli ju nende esindaja ja ta nüüd tagandati praeguse presidendi El-Sisi poolt ja tegelikult kes natukene poliitikast aru saab ja saab aru nendest sündmustest seal, nendest arengutest seal, saab aru, et nii Egiptus kui mitmed teised Araabia riigid siis on ühesõnaga seal piirkonnas ka täiesti ebaseaduslikuks kuulutanud Hamasi, et ega kõik ei kiida seda heaks. Aga muidugi, kui on küsimus Iisraeli ja araablaste vahel, siis nende rahvus annab neile nagu eelise annab Hamasile. Aga muidugi peab aru saama, et tegemist on araablastega ja seal on 22 Araabia riiki olemas, et neil on kuhu minna, kui jääb küsimus, et neil ei ole nüüd kuskile minna. See on umbes sama asi, et kui Eestis vene kogukond näiteks ütleks, et kuna me oleme siin Narvas või siin Maardus oleme oma kogukond ja meil on õigus omale riigile. No kas me ütleme, et neil on õigus omale riigile? Kas araablastel on Iisraeli... Neil vaesekestel pole kuhugi minna. Ja kas araablastel on Iisraelis õigus oma riigi loomiseks, kuna seal ei ole Araabia riiki olnud, siis ma arvan, et me peaksime selgelt välja ütlema, et selle Palestiina riigi loomine, mis on siis veel üks Araabia riik, et sellel ei ole ühtegi nagu sellist rahvusvahelise õiguse vaatepunktist lähtuvat alust. Et igal juhul see oleks sama, et siis me ütleksime, et Lasnamäe venelastel on õigus luua Lasnamäest Venemaa linn näiteks. No, aga siin ongi see küsimus, kui vaatad Iisraeli territooriumi, mis täna on Iisraeli käes ja võrdled seda Araabia riikide territooriumiga, kus on araablased elavad. See on 1%. See on 1% niimoodi. Ja see 1%, kus on siis juudid, see on nende ainukene koht, kus neil üldse maailmas olla on. Selles mõttes, et Jumal on oma sõnas öelnud, et ta toob nad igalt poolt mujalt ära, eks ole. Ja see on ka nende ainus rahvusriik tänapäeval. Ja see on ainukene koht maailmas, mida nad võivad öelda, et see on meie kodumaa. Ja see on ajalooline kodumaa. Siis sisuliselt tuleb välja see, et just nimelt juutidel ei ole kuhugi minna. Neil ei ole kuhugi minna. Ja nad on otsustanud alles jääda ja see on nende kõige põhilisem süü täna. Et nad on otsustanud alles jääda, nad on otsustanud oma probleemid lahendada ja nad ei ole võimelised ja nad ei taha enam rääkida terroristidega, kelle ainus motiiv ja juhtmõte on see tappa kõik juudid. Ja kuni siiani nad olidki arvamusel. Väga sageli nad ütlesid, et me saame hakkama, et meil on Iron Dome, meil on häiresüsteemid, me suudame varjenditesse minna, me suudame nende pommid õhust maha võtta ja me jääme ellu, et las nad siis olla terroristid seal ja me oleme siinpool piiri. Teeme ka tara ette, 3-4 aastat tagasi tehti ju alles Gazale tara ette. Unustatakse ära ka seda, et väga paljud inimesed Gazast käisid Iisraelis regulaarselt tööl. Ja neid oli umbes 25 000. Jah, see ei ole sugugi väike number ja kõike seda arvestades, kui ma vaatan seda kogu seda janti, mis seal toimub, selles mõttes, siis on nagu kogu lääne kultuuriruumi suhtumine sellesse asjasse on totaalselt arusaamatu. Kui ei võta arvesse seda vaimset tegelikult. Ometi nad ju tutvustavad, et Iisrael on ainus demokraatlik riik selles regioonis ja samas selline suhtumine. Seda rõhutatakse, me toetame Iisraeli ainus demokraatiat, eks ole, ja samal ajal 2 käega rahastatakse terroriorganisatsioone ja hoitakse seda üleval ja pakutakse järjepidevalt välja lahendusi, mis on ette teadaolevalt mitte töötavad. Sellepärast, et seda juba on proovitud. Ja muidugi ütleme, et see humanitaarabi, see humanitaarolukord räägitakse, et neil ei ole enam süüa, nad on juba ära nälgimas ja nüüd Iisrael on avaldanud andmed. 300
koormat, suurt veoautot päevas. Nüüd üks päev oli 400 koormat. Kunagi ajaloos ei ole Gazasse nii palju humanitaarabi viidud, kui tänasel päeval viiakse. Ja väidetakse, et see on piiri taga kinni, see ei pääse sisse, see ei ole tõsi. Need lähevad kogu aeg sisse, aga küsimus on võib-olla nende jagamises. Sest Hamas võtab enamuse sellest oma kontrolli. Ja seal pannakse see kuskile tunnelitesse varjule või siis ei anta rahvale ligipääsu ja siis mis lennuki pealt visatakse langevarjudega, sinna nad hüppavad alla ja saavad ise surma. See, kui Ameerika saadetis on neile pähe kukkunud, see vaikitakse maha. Kui Iisrael teeb ühe vea ja seal on mingisugune probleem, siis need tõstetakse üles ja siis peab kogu maailm seda asja hakkama uurima. Et siin on väga tendentslik suhtumine, aga igal juhul neil ei ole puudust praegu humanitaarabist, et see on ka selge, vaid pigem, et kui selle jagamisega on probleeme, siis see on teine asi, aga igal juhul seda Iisrael on lubanud sinna viia praktiliselt kõigil, kes on tahtnud. Ma ütleks siia otsa ühe väga olulise asja. Kirikus on läbi kiriku ajaloo, eriti Rooma-katoliku kirikus on nagu sügavalt juurdunud üks arusaam, et Iisraeli on asendanud nüüd Jumala plaanides kogudus. Seda nimetatakse asendusteoloogiaks. Kui vähegi piiblit lugeda, kui natukenegi vaadata, mida piibel ütleb nii vanas kui ka Uues Testamendis, siis on selge, et Jumala asjaamine Iisraeli rahvaga ei ole lõppenud. Praegu, nagu on võimalik aru saada, on paganate periood, kus Jumal tegeleb paganatega. See aeg on lähenemas lõpule ja mingist hetkest hakkab Jumal tegelema otse Iisraeliga. Ja siis see on teine etapp maailma ajaloos, aga et oleks väga-väga selge, kas Jumal on Iisraeli alatiseks ära visanud või ei ole. Meile kirjutab apostel Paulus Rooma kirjas 11. peatükis ja salmis 2. Ta ütleb, et Jumal ei ole ära heitnud või hüljanud oma rahvast, keda ta on ette ära tundnud. Eks ole? Et kas te ei tea, kuidas prohvet Eelia teeb eestpalveid Iisraeli vastu ja ütleb, et Jumal, tee nende silmad pimedaks ja murra kaelne selg kõveraks jäädavalt ja nii edasi. Ja Jumal vastab talle, et Eelia, et ma saan aru, et sa oled väga stressis sellest, kui palju kurja inimesi Iisraeli keskel on ja mismoodi valitsuse võim on käitunud, aga ma olen endale üle jätnud jäägi, eks ole. Ja Paulus ütleb, et ka tänapäeval on jääk üle jäänud ja on seeme ja sealt edasi tuleb see lugu, et ma ikkagi ütlen, et midagi ei ole teha. Piibli sõnum on selles mõttes ühesugune, väga ühtne. Tulevase maailma valitsuse pealinn ei ole paraku Washington, ega ei ole ka Moskva, ega ei ole ka Peking, ega London, ega Pariis, vaid see on Jeruusalemm. Kui Messias hakkab valitsema, ta hakkab valitsema Jeruusalemmas. Jumala asukoht, Jumala linn, mis ka ülevalt tuleb taevast alla, mis iganes asi see siis ka ei peaks olema, on ka seda nimetatakse taevaseks Jeruusalemmaks. Ja sellepärast me ei saa eraldada füüsilist Iisraeli, keda nimetatakse ilmalikuks riigiks, aga nad on seotud oma vahel. Nad on seotud, nad ei ole täpselt üks ja sama ja selles mõttes siin peab olema ettevaatlik. Sest ilma füüsiliseta ei saa ka tulla see vaimne, eks ju. Ja selles asi ongi, et see on, tegelikult me peame tunnistama, et siin toimub Jumala päästeplaan ja Jumala ajalooline plaan kogu maailmaga. Ja Iisrael on selle plaani üks väga kriitiline osa. Ilma Iisraeli rahvata ei oleks meil Messiast, eks ole, meil ei oleks Kristust. Ja nüüd ometiga Kristus ei ole unustanud oma rahvast ja ta ei kavatse seda unustada. Ja me just kogudus uurime Jeremia raamatut, just peatükk 31, kus ta selgelt räägib, kuidas ta taastab, kuidas Jeruusalemm taastab, kuidas ta toob tagasi kõik hõimud, ühesõnaga, mismoodi see asi saab olema õnnistatud, mismoodi kõik see asi saab olema. Ja seal räägitakse etnilisest Iisraelist, see ei ole kogudusele määratud peatükk, vaid see on etniline Iisrael, kes taastatakse oma ajaloolisel asualal. Et siin ei ole millestki rääkida, me ei saa öelda, et kogudus on kuidagi asendanud selle.
Ja me peaksime aru saama, et ka piibel, mida kõik kristlased oma usu aluseks võtavad, on ju otseselt Iisraelist pärit ja me Eesti kristlastena ju ei loe Kalevipoega oma kuidagi usu alusena, ikka piiblit. Et Jumal on meile andnud kogu selle vaimse pärandi, on andnud selle rahva kaudu ja siin me peamegi selgelt aru saama. Ja just, võt, see on väga hea, et sa seda ütlesid, sest et meie kui kristlaste pärand on Iisraelile kuuluv pärand, millesse meie oleme ligipääsenud usu kaudu Iisraeli Messiasse, kes on Kristus Jeesus. Ühesõnaga. Ja piibel ütleb ka, et Iisrael ja kogudus saavad lõpuajal üheks. Et see on protsess, mis tegelikult juba käib ja on ka ette heidetud, et kristlased peaksid rohkem palvetama juutide eest, aga me seda teemegi. Me teeme seda, palvetame, et juudid pöörduksid ja see on, aga samas vaata, et meie südamed kristlastena peaksid olema avatud, sest kuidas me siis eeldame, et see ühinemine toimub, kui me oleme siin niimoodi sellised kriitilised ja kinnised, et me peame olema avatud. Kõik meie tegevus koguduses ja ka erinev muusikaline ja Iisraeli õhtud ja Iisraeli muusika, et me teeme seda selleks, et kuidagi läheneda omalt poolt, eks ju. Siin on väga tähtis asi see, et me oleme arvestatud sisse Iisraeli kodakondsuse õigustesse, nii-öelda vaimselt, Iisraeli rahva hulka kuulumise õigustesse, siis usu kaudu Kristusesse Jeesusesse. Ja see ei ole rahvuseta kodakondsus, vaid see on Jumala rahva kodakondsus. Ja selle nimi on Iisrael. Kas meile meeldib see või ei meeldi? Ja sinna kuuluvad katoliiklased ja ortodoksid ja luterlased ja kõik baptistid, metodistid ja kõik muudistid, vabakogudused ja kõik muud. Seal ei ole midagi ei ole parata sinna, see lihtsalt niimoodi on. Ja see on muidugi väga, väga huvitav, ma olen jälginud, mismoodi Iisraeli valitsev seltskond, ütleme seal Knesset ja ministrid ja järjest on omaks võtnud seda, et nad tahavad üle kogu maailma kristlaskonnaga suhteid luua. Nad on aru saanud, et just eriti evangeelsed kristlased, olgu ükskõik mis nimetusega evangeelsed kristlased on nende parimad partnerid, kuna nad ei tegutse lihtsalt huvide põhjal, vaid nad tunnevad, et neil on samad väärtused, jagatud väärtused, et kuna me loeme sama raamatut, sama piiblit oma usu aluseks ja see on huvitav, et sinna on tekkinud Knesset Christian Alliance Caucus, mis on siis parlamendirühm Iisraelis, kes tegeleb üle maailma parlamendirühma, seal on üle 50 rahva nüüd üle maailma on liitunud nende sõprusrühmadega, selle rühmaga sellisesse sõprussuhtesse, siis on palvushommikusöögid, kus esimesel palvushommikusöögil, mis oli 2017, oli juba üle 500 inimese umbes 57 või 58 riigist koos, et mismoodi kuidagi nagu Iisraeli juhid on hakanud aru saama, et nende selline tõeline partner on kristlane ja võib-olla, et natukene vähem veel Iisraeli vaimulikest juhtidest või rabidest on seda aru saanud, kuigi väga mitmed on hakanud aru saama. Ja siin me näeme, et tegelikult see, mis piibel räägib, et Iisrael tunneb ära oma messia ükskord, et siin need suhted ongi need, mille kaudu see äratundmine lõpuks tuleb. Et kui ei ole suhteid, siis ju ei minda ka üksteisele lähemale ja siis välistatakse teisega kõik suhted. Siin on üks oluline asi, mida ma tahaksin esile tuua. See on Efesuse kiri ja see on 3. peatükk, kus ta räägib, see on 2. peatükk, kus ta ütleb, et ta räägib siin, et tuletage meelde, et mineviku aegadel olite paganad füüsilise ihu poolest, keda hüüti ümberlõikamatuteks. Nende poolt, kes iseendid lugesid ümberlõigatuteks, eks ole, siis selle ümberlõikamise osas tõttu, mida tehti kätega nii-öelda füüsilise ihu juures. Et sellel ajal te olite ilma Kristuseta, olite võõrad Iisraeli kodakondsuse õigustele, te olite võõrad tõotuste lepingutele ja teil ei olnud lootust ja te olite ilma Jumalata selles maailmas. Aga nüüd Kristuses Jeesuses, teie, kes olite kunagi kaugel eemal, olete pääsenud lähedale Kristuse vere läbi,
sest tema on meie rahu, kes on teinud mõlemad üheks. Täpselt, no võt sellest. Mõlemad üheks, olles murdnud maha, kiskunud maha selle vaheseina, mis meid lahutas. Sest juudid ütlevad, eks ole, et meie saime Moosesed seadused ja see seaduse ja kõik need lepingud ja nii, ja paganatel ei ole sinna mingit ligipääsu. Paulus, juudi rabina, kirjutab, et Kristuses on see muudetud ja ta ütleb, et nüüd oma enda füüsilises ihus ta kustutas selle või hävitas selle vaenu, selle seaduse, kogu selle, mis oli meie vastu ja iseeneses ühendas kaks inimest, nii-öelda üheks uueks inimeseks, kaks erinevat sugu, nõnda tehes rahu. Et ta võiks meid mõlemaid ühes ihus ühendada, viia Jumalate, olles meid ühendanud risti kaudu ja olles hävitanud vaenu selle läbi. Ja ta tuli ja kuulutas rahu nendele, kes olid kaugel, ehk siis paganatele, ja rahu nendele, kes olid lähedal, sest tema läbi, Kristuse läbi, Messia läbi, on meil mõlemal ligipääs isale ühes vaimus, selles samas vaimus. Ma veel kord ütlen, et me oleme saanud juudi pärandisse osaliseks. Ja mina kasvasin üles koguduses, baptisti koguduses, kus sellest praktiliselt mitte silpigi ei räägitud. Ja täna ma ütleks, et kui me vaatame tänast ajalugu, rohkem ei ole võimalik sellest mitte nagu aru saada, sellepärast, et see lihtsalt hüüab sulle näkku igalt poolt. Kui me olime Peetriga olime ühel palvehommiku söögil Iisraelis, see sattus täpselt sellele Toora andmise päevale. Ma ei suuda öelda selle püha nime. Et see on Šavoti püha, just. Ja seal, kus sa näed, kuidas tulevad sünagoogide kaupa, tulevad eri inimesed, tulevad sinna selle Läänemüüri äärde, templi Läänemüüri äärde ja nad ülistavad ja tänavad ja palvetavad seal järjest. Ja iseenesest, kui sa vaatad neid tantsivaid juute, need palvetavad mehi selle ja naisi, naiste sektsioonis ja nii edasi, näed, terved perekonnad tulevad ja nii edasi, siis mõtled, et vau, see on riigipüha, bussid ei sõida, mitte midagi ei toimi, restoranid on kinni. Ja sa vaatad, sa arvad, tervel rahval on püha. Mis on? Sest Jumal tegi meiega lepingu. Ja kui sa saad aru, ma ei ole midagi niisugust, kunagi üheski teises riigis näinud, et nad tähistavad seda, et Jumal on nendega lepingu teinud. Ja kujutad ette, ja seal olles saad aru, et mind on ka arvatud Messia kaudu siia sisse. Et see on täiesti... ja muidugi see on väga märkimisväärne, et mitmed rabid, kes praegu suhtlevad ka kristlastega ja seda ei tee küll kahjuks kõik rabid, aga nad on öelnud, et nad on aru saanud, et see ei tulnud mitte nüüd Uue Testamendiga, vaid oli täiesti Moosese käsuraamatutes, et Jumal andis Iisraelile eristaatuse, et nad oleksid õnnistuseks kõigile rahvastele. Ja isegi kui tempel ehitati, siis see õnnistati sisse selliselt, et välisõu oli paganatele. Et see on osaks paganarahvastest ja et Iisraeli rahvas võiks olla õnnistuseks kõigile rahvastele. Nii et Iisrael on ja jääb lepingu rahvaks sõltumata sellest, kui õigesti või valesti nad asju teevad. Ja kui nad teevad midagi valesti, siis neil on Jumala endaga tegemist. Nii et meie kristlastena peaksime hoiduma kritiseerimisest ja meie peaksime vaatama, et me ei osutuks olema Jumala vaenlased. Et see on väga suur mõttekoht ja loomulikult me palvetame juutide eest ja ühel päeval nad pöörduvad oma Messia poole ja palvetame ka selle eest, et Jumal aitaks neid praegu nende sisekriisides, mis seal on ka eraldi teema, väga keerulised ajad sisepoliitikas. Aga siis nii palju selleks korraks aja mõõtmist, ma usun, et teil oli siit kindlasti noppeid. Ja täna stuudios olid Mart Metsala ja Peeter Võsu ja mina Pille Voll ja toetage meid, jagage, et see sõnum jõuaks võimalikult paljude inimesteni ja meie kohtume taas.